alustust. Tere ka minu poolt. Alustame järjekordse distantsrevisiooniga. Kahjuks oleme meie veel distantsõppel, aga tulevasest nädalast saavad kooli juba lõpuklasside ja algklasside õpilased. Eelmisel korral vaatasime, kuidas läheb meie lõpuklassidel, kes peavad distantsõppe ajal eksamiteks ette valmistuma. Seekord uurisin aga, kuidas on läinud meie väiksemate klasside õpilastel ning millised on muljed kooli tagasisaamise osas. Kas sulle meeldivad videotunnid? Ja, väga meeldivad. Jaa. Nendega saab hakkama küll. Milline oleks sinu arust ideaalne videotund? Kus me näiteks kõik väga enda loomi. Kus me kõik kuulaksime üksteist kenasti ära ja tunni lõpuks võiks midagi pinget teha. Kus oleks vaikust, mitte liiga vaikne. Kui palju sul nädalas videotunde on? Umbes 3 või 4. Nädalas on mul võib-olla 1–10. Kui raske on olnud kodus õppida? On ikkagi raske vahepeal jah, raske. Väga raske ei ole olnud, olen siiani hakkama saanud. Mind aitab ka väga ema. Kui palju aega koolipäevast läheb mängude mängimise peale? Pool päeva. Päris palju läheb tegelikult, kui ma ausalt ütlen. Ja kui palju sa siis puhkad oma silmi ekraanist? Mitte väga palju ma ei puhka ikka. No vahel, kui ei ole midagi teha, siis ma ikka ja ma käin ikka õues. Kui palju sa oled koolipäeva jooksul jõudnud õues liikuda? Praegused päevad on olnud veidikene halvad, et on igasugust asja meie kodus sadanud ja niimoodi. Jooksmas ja jalgrattaga sõitmas ja... Kui väga sa juba kooli ootad? Väga. Väga. Kui väga? Väga. Väga. Nii palju? Ootan päris väga, seepärast, et praegu saame sõpradega ainult kohtuda neti teel ja niimoodi. Ehk kui me oleme koolis, siis me saame paremini kokku. Oleme ühendust võtnud Liina-Grete Uibopuuga, kes on 2. C-klassi klassijuhataja. Milline näeb teie arust välja efektiivne videotund? Ma arvan, et see sarnaneb üsna palju kontakttunnile, et need kõik nii-öelda eesmärgistamised ja tagasisided ja tunni õppematerjalid on enam-vähem kõik samad, aga selles mõttes, et lapsed väsivad üsna palju ära ekraanist, siis tuleb minu arust tundidesse sisse tuua ikkagi päris palju liikumispause ja selliseid interaktiivseid ülesandeid. Kas videotunnid on väiksemate klasside jaoks vajalikud? Ja, tohutult vajalikud. Et alguses, kui me sinna distantsile jäime, see nüüd viimast korda, siis paar nädalat me olime veebitundides, kuni ma ikkagi sain aru, et sellest jääb väheseks ja me hakkasime käima koolis 2 korda nädalas ja tegema kontakttunde. Kui palju te nädalas teete Zoomi-tunde? Praegu teeme Zoomi-tunde 3 korda nädalas, esmaspäeval, kolmapäeval, reedel ja vahepeal, kui tegime kontakttunde üle-eelmine nädal näiteks, siis käisid kõik lapsed 2 korda nädalas koolis ja said 1-1 õpet minu käest. Ma tunnen, et me oleme kuidagi nagu lähedamiseks saanud, isegi kui me oleme klassiruumis saanud. Et see, kui lapsed on omas kodus, nad on ikkagi vabamad ja selline äge, et igaüks näitab oma looma tunni lõpus või räägib mingist ägedast kogemusest, siis ma arvan, et see nagu toob meid palju rohkem kokku. Võib ausalt öelda, et motivatsiooni on leida raske selles mõttes, et sa oled ühes keskkonnas kogu aeg samasuguse lauadega, samasuguse vaatega, et kui sa ikkagi käisid töö juures, oli see keskkonnavahetus päris suur. Aga mul on hästi palju vedanud oma kolleegidega, et me tohutult jagame materjale omavahel ja toetame üksteist ja kui kellelgi ongi selline väiksem langus, siis me jälle saame kokku ja tõstame tuju ja et üheskoos saab ikka sellest asjast üle, aga ma ütlen, et see distantsõppe ikkagi selles mõttes võtab selle motivatsiooni päris palju alla. Positiivsete muljetega, aga ka jätkame. Tõepoolest, 15. aprillil toimus Eesti MV ja KV nutispordi finaal. Lähtekooli esindasid algklasside õpilased Airon Näkk, Rasmus Kerro ja Johannes Visk.
Rõõmustamiseks on põhjust, sest lähtekooli esindajad saavutasid võistlusel väga häid kohti. Uurisime, milline võistlus välja nägi ja kuidas neil läks. Kuidas sulle endale võistlus meeldis? Hästi, väga äge võistlus oli. Kas sa äkki oskad mulle natuke lähemalt rääkida, mis seal võistlusel tegema pidi? Seal oli niisugused nagu alad, temperatuuri mõõtmine, kus sa pidid nagu joon läks sinna näiteks 30 peale ja seal oli sooja või külma, siis sa pead panema sooja 30. See oli mu klassikaaslase ja minu lemmikala. Aga mis oli näiteks kõige raskem seal? Nupute arvujadad. Mis seal tegema pidi? Ei, tegelikult see üks nuputamisel. Seal pidi nagu panema, alguses oli nagu lihtsalt pidi panema nagu tähed ja siis peab näiteks 10 ja sa pead alt sealt tähed võtma ja panema 2 + 8 on 10. Aga siis kui kolmega läks, siis läks raskemaks. See oli nagu ees oli pluss ja taga oli miinus. Ja mis koha sina seal said? Teise koha. Kas sa oled rahul enda tulemusega? Eelmine aasta sain 3. koha, see aasta 2. koha, nii et väga hea. Kus keskkonnas siis võistlus läbi viidi ja kuidas see välja nägi? Et on siis sellised, ütleme siis pead sinna ära otsustama, et mitu väikest kolmnurka näiteks on või siis ja mida nagu korrus kõrgem on, et seda nagu keerulisemaks läheb. Mis võistlusega siis täpsemalt tegu on? No nutisport on eelkõige selline, ütleme siis peast arvutamise võistlus, aga hästi paljude erinevate selliste aladega. Hakkab siis sügisel, toimub siis 4 eelvooru ja igas eelvoorus on siis 3 ala. Nendest üks on kohustuslik ala ja siis 2 ülejäänud alast valitakse siis võistlemiseks endale sobilik üks. Nii et siis 2 ala peale nende aritmeetriline keskmine läheb sinna arvesse. Ja igal võistlejal läheb siis lõppkokkuvõttes 2 paremat etapi tulemust arvesse ja nende põhjal siis pääsetakse piirkondlikusse finaali. Meie koolist oli sellel aastal 7 vist võistlejat. Rasmus Kerro ja Airon Näkk pääsesid vabariiklikusse finaali. Rikko Robin-Pilt, teise klassi tiim hästi tugev ja toetab siis väga tugevalt ka koolitiimi. Kolmandatest klassidest Johannes Visk, Markus Soikonen ja Martti Olo. Ja mul selle aasta siis piirkonnaetapi läbiviijana oli võimalus meie koolist veel mõned õpilased sinna lisada, nii et 4. klassist osalesid siis finaalis veel Samuel Jablonski, Karl-Mihkel Karu ja siis Henrik Visk 6. klassist. Ja Airon Näkk 2. koht ja Rasmus Kerro 3. koht, et nendel käib selline omavaheline nagistamine ja võistlemine, et kord üks sees ja teine sabas. Et meie võistlesime siis midikarikas ja võistlesime siis 39 koolivõistkonnaga ja meie olime siis eelvõistlustel 8 hulgas, olime 8. ja finaaliga, see karikavõistluste finaaliga meil õnnestus siis tõusta 6. 1 punktiga kaotasime siis 5. kohale. Aga selles mõttes ikkagi väga hea tulemus, kui 39 kooli osales ja üldkokkuvõttes olime me 6. Suurepärane, minu meelest suurepärane tulemus. Ja tahaksin veel eriti öelda, et tänada õpetaja Rita Sviatskajat, sest tema õpilased on siin olnud praegu vabariigi tipus ja tema ise tõesti fännab neid ja tema silmad säravad, kui ta sellest räägib. Nüüd aga nutispordi juurest füüsilise spordi juurde. Nimelt on kehalise kasvatuse õpetaja Maris Pagel valmistanud ette lühikese liikumispausi, mida istumise vahelduseks teha saab. No nii, teeme koos ühe mõnusa liikumispausi. Oled see õpilane või õpetaja, vahet ei ole. Meil kõigil on praegu rohkem istumist laua ja arvuti taga, nii et kõigile kulub kindlasti see mõnus liikumine ära. Tule võtta, leia endale üks mõnus koht ja võtta hark seis. Tule kõigepealt kaelavennitusse.
hoia ühel pool. Ja liigu teisele poole, suru seda vastasõlga maa poole. Keskele ka, vaade on maha. Ja tule võtta siit pool ringid mõlemale poole alt läbi. Ja tee üks täisring ka mõlemale poole. Nii, väga hea, tule võtta õlaringid eest taha 4. Ja tule too käed, nii et peopesad vaatavad lakke ja keera ennast lülisambast nii palju kui saad. Hoia. Ja sujuvalt liigu teisele poole ka. Ja tule tagasi keskele. Väga hea. Tule too üks käsi ülevalt, teine alt vastu ja proovi saada sõrmed nii lähestikku üksteisele kui võimalik. Vaheta poolt, vaata, kas saad ühe käega rohkem kui teisega. Väga hea harjutus, mida teha ka arvuti taga, istudes. Nii, ja vabasta. Hästi. Keeran sulle küljega. Tuleme kerelainetustega. Lähed kumere seljaga lüli alla ja nügusse seljaga tule ülesse. Vali oma tempo. Nii, tee viimane ja jää sinna alla venitusse, nii sügavale kui saad. Ja too käed säärte peale, lükka ennast lülisambast nii pikaks kui võimalik. Pea on sul kaela pikendus. Suru kätega vastu. Nii, vabasta ja tule läbi kumere selja üles. Me jätkame siit, tule läbi painutuse, kõnnid toengusse, tuled jõuavad rannete kohale, kõnnid tagasi ja tuled üles. Ja nii jätkad omas tempos. Toengus vaata, et sa seljast läbi ei lase, tõmba naba sisse, pinguta tuhar. Ja tee viimane ring. Nonii, lõdvesti raputa jalad. Me jääme harkseisu, teeme ühe tasakaaluharjutuse. Võid tuua käed puusa, tõused varvastele, nii kõrgele kui saad ja kandadele. Proovi hoida tasakaalu kandade peal ka, isegi kui on raskem. Proovi saada raskus sinna kanna keskossa. Nii, ja tee viimane ring. Ja kui tehtud jälle, korraks väike lõdvestus. Tule too käed eest avaringkere, nii et tabaluud lähevad taga selja peal kokku. Peopesad vaatavad lakke. Korraks hoia. Nii tule too käed üleval kokku, küljevenitusse, ühele poole. Ja teisele poole ka. Ja vabasta. Nii, tuleb patsutama lihasid läbi, alusta säärtest. Veri kehas käima. Hõõrnad kõhu peal ka. Ringkere. Ja õlgadest kuni randmeteni käed ka. Turja pealt ka natuke patsuta. Teine käsi. No nii,
Tooleta ja sellega ongi meil liikumispaus lõppenud. Tubli, kui sa tegid praegu kaasa, kui ei teinud, siis tee kindlasti hiljem. Ilusat päeva! Enne veel, kui kõik lähete sporti tegema, siis tahame öelda, et meemivõistlus on veel avatud. Nii kaua, kui kõik õpilased kooli saavad, saab veel meile ise tehtud meeme või nalju saata. Kordame veel kord üle, et meeme saab jagada meiega Gmailil liisajarve1@gmail.com. Võiduteid näitame juba järgmises Lüge Visioonis. Nüüd aga kõik sporti tegema. Tšau! Tšau!